poolt, aga läks. Transit läks käima, see tähendab siis seda, et me läheme äratame lõpuks driftika üles. Täna on meil 11. märts ja 22. aprill on avalaks. Aga me alles nüüd läheme äratame driftika üles ja meil on sellega väga suured plaanid. Vaatab, mis saab, magamata ööd. Nädalavahetused ei eksisteeri. Õhtud ei eksisteeri, driftikas eksisteerib. Okei, lähme garaaži nüüd. Auto teeb da. Teie ees. Kirill Šukov. Ja kuhu me jõudsime? Ikka jõudsime Trailerendi parklasse. Võtame siit tolle tiki sealpool ja läheme garaaži edasi. Trailerend teeb ka aastal 2023 meiega koostööd, seega käru on olemas ja võistlustel saab käidud. Tere, minu nimi on Kirill ja kätte on jõudnud aeg, kui me hakkame tegelema E36 Street Classi drifti autoga. Hetkel ma küll koristan siin veidi, et siin tegelikult oli kõik täis, autot siin ei olnud. Nüüd nädal aega tagasi tõime auto siia ja see hakkab olema töölaud, tööd on palju. Jooksvalt saate aru, mis siin toimuma hakkab. Hetkel ma veel ei ütle mitte midagi. Koristame laua ära ja siis hakkame mõtlema ja rääkima edasi. Mis on meie plaan on siis? Praegu tõstame kapoti ja vaatame, mis siin toimub. Siis
mis me näeme siin? 3-liitrine bensiinimootor, täiesti vabalt hingav. Aga meie plaan on umbes selline, paneme praegu kapoti kinni. Et kui me nüüd kapoti lahti teeme, siis siit paistab selline asjandus. Ehk meie plaan on hooajaks 2023 hakata harjutama sõitma turbomootori autoga. Meil on aega 6 aega ja hakkame pihta. Pole nii ammu pidanud 3 kuutisi lammutama. Harjumatu. Nagu näha, siis auto nina on täitsa kadunud, et hakkasime lammutama ja selle perioodi jooksul me mõtlesime, kuhu see intercooler küll läheb. Me ei ole mitte ühegi tänavalegaalsel auto näinud, kus kohta see kinnitub. Siis hakkame nüüd tasapisi mõtlema. Samuti panime tähele, et õhufilter on ikka päris palju igas mustust näinud. Radikas on üsna tükke, kärbseid, kõike täis. Nina oli lahti võetud, nüüd hakkasime vaatama, kuhu me kinnitame intercooleri ja teine küsimus tekkis sisselaskekollektori kohta. Õnneks ameeriklased on teinud igast huvitavaid lahendusi, seega küll me midagi välja mõtleme. Täna kell on üsna palju, peaks magama minema ja toimetama veel asju ja seega tänaseks lükkame auto tagasi ja jätkame homme. Kätte on jõudnud pühapäev ja tänane plaan on võtta maha sisselaskekollektor ja väljalaskekollektor ja vaadata, kuidas siis turbokollektor sinna mahub. E36 läheb sinna. Nagu nägite, saime väljalaskekollektori kätte. Nüüd hakkame proovima mõõtma, kas meile sobib see turbokollektor, mis meil on. Kui ei sobi, siis on kurb, siis tuleb midagi muud üles otsida. Nagu te nägite, siis ruumi hetkel siin ei ole väga palju. Isal on mingid mõtted. Ma päris ausalt ei saa aru, kuidas on võimalik siia mahutada üks turbo, mis on üsnagi suur. Kui vaatan, mis inimesed veel teinud on, ma küsin ka reeglitest üle, kas me tohime siit mingisuguse sellise tüki välja lõigata, sinna poole see ja mingi uus metallplaat vahele panna, sest muidu seda ei tohi ära lõigata. Pikalt sai vaadatud ja mõeldud, mis ja kuidas. Lisaks tuli Vitalik oma isaga siia üks meie tuttav veel. Me reaalselt ei tea, mida teha. Okei, me mõtlesime, et lõikame selle kollektori lahti ja hakkame teda nii-öelda nurga kaupa paigutama teistmoodi. Et oleks siis nii-öelda nurk oleks mitte nii koopa vastas, vaid ta oleks sinna mootori poole ja lisaks ta oleks veits kõrgem. Siis tähendab seda, et kapotti lõigata, see pole probleemi.
Teine plaan oli korra selle peale, et äkki vaataks mingit teist turbokollet. Vaatasin, et Facebookis on 2 tükki saadavalt, kirjutasin drifti gruppidesse, keegi pole midagi pakkunud mulle siiamaani. Strelkov pakkus, aga tal on M50 jaoks, ehk siis mul on need vanosed veel lisaks ja need võtavad oma ette ruumi. Ehk siis sellega on ka raskused. Tal läheb Wastegate sinna vanoste asemel siis nii-öelda. Esimest korda teed, siis on ikka päris keeruline. Aga mis seal ikka? Tulebki õppida kuskilt, tuleb see alguse teha. Läheme teeme isaga kiire lõuna ja vaatame, mis me edasi teeme. Edasi me peame veel sisse laske kollektori maha võtma, sest M54 on seal miljon erinevat lisaava, lisavoolikut, vaakumtorusid, kõike igast palju vahna. Peame nendest lahti saama, siis kõik ne vaja pimedaks teha. Kui pimedaks ei saa teha, siis ma ei tea, mida teha. Sest M54-le otseselt seda alumiiniumkollet ei saa ja see on veel omaette probleem. Tahaks öelda, et teeme asja budgetilt või no, et miks meil probleemid tekivad, me teeme seda asja budgetilt, aga me ei tee seda asja budgetilt või noh, niivõrd kuivõrd me teeme, aga ikkagi, et step by step ikkagi sinna raha läheb ja läheb ja läheb. Esialgselt sai ju just kui valmis komplekt ostetud. Vahepeal võtsime ära sisse laskekolde ja paigutasime prooviks korra siia M52 kolde. Arvatavasti on see kas 2.8 pealt. Kuskil mul oli kunagi 2.8 mootor ja siis mul jäi üle üks. Ma paigutasin sinna M50B25 kolde. Tundub hetkel, et videos ma näitasin, seal olid sellised väiksed pilud ja nende piludes käib mingi lisaõhk läbi ja see on ka see üks suur põhjus, miks me ei saa paigaldada siis nii-öelda M50 või M52 pealt alumiiniumkolda, mis oleks kõige ideaalsem lahendus, sest see siin on reaalselt väga raske ehitusega. Siin on nii palju mõttetuid asju. Linnaliikluse jaoks on need võib-olla vägagi mõistlikud asjad, drifti jaoks on mõttetu asjad. Lisaks, kui me vaatame seda kollet, siis me näeme, et siit igalt poolt me pääseme ligi igale poole, kus meil vaja on. Siin on palju vähem pahna. Et see kõik on palju lihtsustatud variant. Praegu käibki see, et kuna see on neist väiksed pilud, siis me mõtlesime, et okei, me tellime alumiiniumkolde või ostan kellegi käest, kui keegi mulle pakub. Sinna siis keevitame juurde sellised pimedad või et kui sa kolda paned, siis pimedad katavad täpselt need väiksed augud ära. Ma tõesti loodan, et see töötab, kui me teeme nii. Lisaks ma vaatan, mul on seal kaugel on üks 2.0 mootor. Seal on mul M50B20 mootor ja mulle tundub, et kui sealt võtta kolle, siis ta on kindlasti need õhukanalid on suuremad kui siin kollektori peal. Need on umbes sama suured kui siin, aga ma olen kindel, et sellega on palju lihtsam. Sest siin M54 oma pealt, ma ei teagi, mis meil siit reaalselt vaja on. Mõtlesimegi, et me teeme ta täiesti tühjaks ja siis paneme tühja kollektori peale. Vaatame, mõtleme veel. Siin on lisaks veel gaasitrossel, mis on mehaaniline. Tross käib kuhugi siia alla. Aga mul on elektriline pedaal. Ehk siis lähme ma korra vaatame, mis kollektor seal on. See kollektor siit mootori pealt tundub suurem ja mõistlikum valik. Teile võib-olla tundub, et me ei ole mitte midagi teinud, et mis seal ikka, et üks välja laskekolle maha, üks sisse laskekolle maha, aga me reaalselt mõtleme, mis ja kuidas me edasi teeme, sest ei minul ega isal pole varasemalt kokkupuudet olnud auto turbotamisega. We try our best, meil on jäänud 6 aega, tundub natukene ebareaalne, wish me luck, aga tänaseks ma arvan, et aitab. Ja täna on pühapäev õhtu, homme tööle.
hakkame koristama tasapisi, sest kahjuks driftikas ei tohi siia jääda, sest see on isa töökoht. Ja paneme driftika sinna, kus oli filmitud eilsed klipid. Vahepeal lisaks rääkisin metallimehega, kes meil siin Vihuris on ja ta tee käeleb homme siis väljalaskekolde õige paigutamisega, et turbo mahuks ilusti siia kapoti alla, et kõik voolikud ja torud läheksid oma teed pidi niimoodi, et mitte miskit ette jääks. Kätte on jõudnud meil teisipäev. Eile käisin korra siit Vihurist läbi. Otsustasime, et M54 B30 sisselaske kollektori jätame alles ja kõik üleliigsed asjad võtame küljest ära ja paneme pimedad. Pimedad me siis tegime niimoodi, et kõik need avad, mis olid, tegime keerame sisse ja mingi polt siis keermeliimiga külge. Täna on teisipäev ja täna hakkab siis väljalaske ehitus pihta. Ja siis me natukene modifitseerime seda kõrgust, kaugust ja vaatame, mis see toob. Te ei kujuta ette, kui väga ma tahaks sõita, aga kuna hetkel veel on õues tegelikult lumi ja it is what it is, seega ma arvan, et tegelikult võiks minna ikkagi sõitma. Läheme käime driftikeskuses ära. My style is ridiculous. If you see us in the club, we'll be acting real nice. If you see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. When you roll it in the party, everybody put up their hands. I get a half a mil for my piece, you get a couple grand. Never gon' see the day that I ain't got the upper hand. I'm respected from California, way down to Japan. I'm a real producer and you just... Olemegi jõudnud driftikeskusesse ja mis siin salata, hooajal 2023 me töötame koos driftikeskusega ja driftikeskus tuli meile suureks toeteks. Aitäh driftikeskus ja ma tõestan ennast, et see on väärt seda. Ühesõnaga, driftikeskus, siin me teeme trenni enne hooaega, siin me käime lihtsalt fannimas ja kui me tahame midagi tõestada üksteisele sõpradega, siis me tõestame rajal. Läheme nüüd proovime natukene sõita ja kui me ära sõidame, siis mul on üks väga äge jutt teile, seega ära skipi seda. Seal on lühis, ma küll pole elektrik, aga ma saan aru, et nii peaks olema. Läheme nüüd sõidame. roll it in the party, everybody put up their hands. I get a half a mil for my piece, you get a couple grand. Never gon' see the day that I ain't got the upper hand. I'm respected from California, way down to Japan. I'm a real producer and you just a piano man. Songs on top the charts, I heard them, I'm not a fan. Niggas talking greedy, I'm the one that gave them their chance. Somebody need to tell them that they can't do it like I can. If you see us in the club, we'll be acting real nice. If you see us Seega, kui sul on huvi sõitma tulla, siis tule sõida. Lisaks ma arvan, et sa kohtad ka meid siin, saame koos tandemit sõita. Ning, et olekski veelgi huvitavam, siis me mõtlesime koos driftikeskusega, et miks mitte teha nii, et iga episood, kus me ehitame autot, võib olla ka võistlustrennid, aga iga episood, kus me ehitame autot, me loosime välja 2 inimesele kingikaarte väärtuses siis 1 sõit, ehk siis saate sõbraga tulla sõitma. Ütleme nii, et ma usun, et see on igati hea suke boonus teile, sest kes ei tahaks tasuta asju saada. Aga mida sa selleks tegema pead? Vajuta like, vajuta subscribe'i nupp ja kindlasti jätta ka mingi kommentaar. Kui kommentaar on jäetud, siis selle järgi me hakkabki iga siis järgmise video alguses, keskel, lõpus. Võtame selle ühe õnneliku, aga sul peavad kõik parameetrid täidetud olema. Väiksed lisapunkti saad ka selle eest, kui sa jälgid mind Instagramis, minu Instagram on siin, või sa jälgid driftikeskust driftikeskuse Instagram on siin. Aga lähme nüüd tagasi Vihuris, sest meil on tõsiselt ka väga palju tööd. Lähme. Driftikeskuses on käidud, seega nüüd jätkame me siis väljalaske kollektoriga. Ja korra ma olen otsin selle sisselaske kollektori ja ma näitan, mis me siis täpsemalt tegime sellega. Siin olid 6 auku. Need kõik augud olid umbes 12 suurusega, puurisime veits ja panime siia 14-sed poldid.
siin on ka 3 auku pimedaks pandud, siin on 2 täitsa pisikest, vist läksid 2,5. Siia läks, kui ma nüüd ei eksi, äkki 6. Siia läks meil 10. ja siia läks 8. Ja kõik loomulikult on seest natukene läbi puuritud, kermestatud ja siis pollid sisse keeratud. London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Siin näeb minu eelmist sumpsi jooksu. Teeme selleks aastaks uue. Siin on siis, kui ma nüüd ei eksi, see peaks olema Subaru pütt. Ja lihtsalt otse. Nagu te nägite, kell on saanud 10:30 ja miinimumplaan on tänaseks täidetud. Turbo on oma koha peal. Kõige raskem oli paigutus, et kuna kolle oli vale, siis kõige raskem oli paigutada seda. Arvestama pidi äravooluga, mis läheb siit alt. Siis pidime arvestama õhuga, kuhu ta läheb, et siis siin tuleb veel üks keevitus siia, et mitte lõigata rattakoobast siis reeglitega keelatud. Üks raske arvestatav faktor oli veel see, et kuna siit tuleb 3-tolline sumpsi ots ja siin on ruumi, no ütleme nii suht olematu, siis lõppude lõpuks me saime selle nurga, et siit läheb, naarutest läheb madalamat, läheb ja siis siit väikse kaarega sinna alla. Veel, millega me arvestasime, on siis see, et wastegate'i kinnituskoht, ma ei tea, kas näha, loodan, et on. Wastegate'i koht tuleb siia toru, siit tuleb pikalt siia. Wastegate'i paigutame kuhugi siia, sumpsi alla, võib-olla kõrvale. Ja siis läheb see nii-öelda väljalaske torutükk siin sammuti sinna alla. Väljalaske kollektor käis umbes 57 korda maha, sest iga kord me vaatasime seda õiget nurka. Siis meie jaoks on tähtis mitte lihtsalt paigaldada, vaid ka, et see oleks mugav maha võtta, peale panna, vajadus kui mingi hoolduskähku, kiire remont, et kõik oleks nagu ligipääsetavas kohas. Sisse laske kollektori oleme pimedaks teinud, seda vaja lihtsalt paigaldada. Tegelikult on, kui ma nüüd ei eksi, siis siin oli lisaklapp. Siia on vaja treida alumiiniumtükk, mis läheb pessa kinni, 2 poldiga kinni, et kui see läheb ka pimedaks. Siin on Drosseli koht, see jääb M54 oma originaal. Lisaks siin kapoti all on hunnik juhtmeid ja üks suur karp, milles vajab omakorda kinnitust ja see võtab meeletut ruumi. Reaalsusest nendest kõikidest pistikutest 1, 2, 3, 4 on meil vaja ainult 5, mis on siin all. Sest kui ma nüüd õigesti mäletan, üks on õhulugeja oma, arvatavasti see, siis on äkki oli see tühikäigu mootori oma ja need 2 ma isegi ei oska öelda. Üks on disaklapi oma ja viimast ma ei tea. See jääb minu jaoks mõistatuseks. Mina elektri poolt ei tunne. Selleks on meil elektrik. Ühesõnaga, saime paika ja rohkem seda ei näpi. Nüüd käib see korra kõik maha, tuleb normaalne keevitus ja siis keevitakse kõik ümber, et ei oleks pärast mingid mõrasi ega mingi auk ega mitte midagi. Ja siis hakkab intercooleri paigaldus. Võib-olla enne seda tuleb veel, teeme selle sumpsi, vähemalt selle osa, mis läheb sinna alla. Ja kui see on tehtud, siis hakkame intercooleriga tegelema. Seega ma arvan, et selle videoga me lõpetame ja järgmises osas näete me, kuidas me hakkame intercoolerit paigaldama. Arvatavasti kütus, ma veel ei tea, mis järgmises osas tuleb. Aga aitäh, et sa vaatasid seda videot. Kirjuta kommentaar, pane like ja kindlasti vajuta subscribe nuppa, sest subscribe nuppe on vajutatud ainult 20 või isegi vähem protsendil inimesi. Aitäh, tšau!